No tere jälle siis. Teine nädal möödas, täna on laupäev. Kuupäev äkki 6. juuni, pole aimugi, vist on. Nädal algas päris mõnusalt, päris hea oli. Nädala lõpp vajus ära, sest et siin on töid, mis taheti nädala lõpuks kätte saada, mida ei saanud kätte. Tarne probleemide tõttu, ütleme nii. Ja mingid asjad, nüüd me Federikaga oleme siin rääkinud ka, et muudame tarnijaid siis, kellelt juppe tellime. Põhimõtteliselt jah, mõned asjad ei ole kätte saanud, mõned liikusid järgmise nädalasse ja ootame juppe. Põhimõtteliselt selle rattaga siin on, ma arvasin, et mina tellisin siia valged jupid. Ma tellisin, oli see ja siin samas nurgas oli Phaser, mis olid siis amorditööd, mis ootasid ja mõlemale rattale tulid valed tihendid. Phaserile, seda pole siin, sellele ma tegin vea. Suutsin valele rattale tellida, sest ma ei küsinud aasta arvu ja sellega läkski natuke jamasti. Et see Phaser oli vanem, kui ma arvasin, et oli mingi 98 alates ja mingid, ta oli Phaser, siis tulid vist FZ-id. Ma täpselt ei tea neid Yamaha neid kõiki. Aga sellele võtsin valesti, see oli minu viga. Mõtlesin, et ju siis ma Suzukile ka tellisin valesti. Ma tellisin mingi päeva lõpus, tööpäeva lõpus kell 12 äkki või midagi sellist. Ja siis jõudsid kohale, hakkasin Suzukit tegema. Midagi ei sobi, valed tihendid. Mõtlesin, ju minu viga. Siis, sealt kus Juan kogu aeg tellinud on, ma kodulehelt ise tellisin, on ju. Ja vaatasin järgi. Nad lihtsalt on sinna vale toote pand. Vale siis tihendi komplekti on sinna toppinud. Ja see on üldse, see koht, kus on praeguseni kogu aeg tellinud, on natukene jama. Sest nad saadavad seal põhimõtteliselt, neil ei ole väga komplekte tihenditel, amordi tihendi komplekte. Neil on ainult siis õlitihendid või siis nad saadadki kas õlitihendid ja siis tolmukatted eraldi. Igal rattal neid pole ja see mulle ei meeldi. Ma olen alati võtnud siis terved komplektid, kus on kõik olemas, et ma saaks kõik korraga vahetada. Ja jah, seal ei ole neid alati ja siis ongi mõttetu. Siis tellisime uuesti sellele rattale tihendid. Siis oli vaja veel tegelikult 2 Varaderot on siin identset, neil on juppe vaja. Ja kõik ootavad. Suzuki, seda taheti saada nädalavahetuseks kätte. Teist Varaderot, mis on müügisaalis, taheti saada kätte ja lihtsalt summuti tihendeid üle. Sellel on siis, 2 täpselt põhimõtteliselt sama tööd. Sellel on ka esi-taga rehvid vaja vahetada ja mõlemal rattal, sellel Varaderol ja müügisaalis oleval summuti keskel tihendid lekivad. Teisel rattal polegi seal tihendit, ma ei tea, kas need siis mõlemad lendasid minema lihtsalt, aga kuidagi samal aegselt. Aga jah, tihendid sellele jõuavad teisipäeval alles, ma ei mäleta, millal me tellisime paar päeva tagasi, et muidu on järgmine päev tellimus, tarne, sellel mitte. Sellel samamoodi, sellel jõuavad esmaspäeval tihendid. Aga me muutsime ära siis, tellisime need ka ära, vahet pole, ja siis just saab tagasi saata. Aga tellisime ka teisest kohast, kindlast kohast, kus ma olen ise endale kogu aeg juppe tellinud, pole kunagi probleeme olnud, alati jõuavad kohale järgmiseks päevaks. Tellisime reedel siis mõlemale Varaderole tihendid ära ja Suzukile ka veel, et saaks 100% oleks kindel, et nüüd asjad kätte saab. Sest me ei jõua enam oodata, et Varaderot ka teisipäevani. Et muidu on olemas, lihtsalt ongi pane kokku tagasi. Üks on juba täiesti juppideks võetud, et summuti kokku laduda ja saaks kliendile kohe tagasi anda. Et siis jah, sealt enam väga tellima ei hakka. Et Juan on jah, tellis kogu aeg sealt, helistas, andis siis mingi numbri järgi vist tähed ainult sealt ja sealt siis saadi vist aasta kätte, mille järgi tellida ja ju saadi õiged jupid. Suzukile igatahes see koduleht näitas valesid tihendeid. Siis jah, selle muudame ära. Nüüd mul on 2 tegelikult kohta tekkinud. Üks see, kus ma olen kogu aeg endale garaaži tellinud. Federika muutis seal juba aadressid ära, kõik tulevad siia nüüd. Ja siis üks uus koht, kus ma pole jõudnud veel tellida, aga seal on ka hästi palju asju. Ja erinevate tootjate tooted, mida ühes pole, mida teises on, et siis saab alati valida ja igatahes olemas. Et Suzuki asjad kõik ootavad siin juppideks võetuna, et jah, peab ära tegema. Siis see näiteks ratas tuli siia, ei läinud tööle enam
Juan ütles starteri mootor läbi, võtame uue starteri mootori ja okei. Ma ajasin tõstukile, proovisin igaks juhuks, läks kohe tööle, plaks, starteri mootor on korras. Natuke veel jama, võtan istme lahti, vaatan mingeid asju, siis enam ei lähe tööle. Juan jälle, no starteri mootor läbi, siis vahepeal võta. Siis iste oli maas, siin liiguta mingi juhtmeid, siin oli mingi X asju jälle, kodujuhtmeid oli pandud ja oli tõmmatud siis lisamass, mis läheb siin istme alla, seal on mingi kronsa tehtud, ma ei tea, mis see on. Ja lisa pluss oli kuskile siia juhtmetesse veetud. Ehk siis mingit Hispaania kunstitööst tehtud. Liigutan juhtmeid asju ja kuulen midagi plõksub, töötab. Ehk siis säästsin praegu terve starteri raha siin. Ja siis läksin veel esiamordid, sai hoolduse ülevaatuse vaja teha. Et need õlid ja tihendid vahetatud. Ja üks asi on veel, ta tilgub natuke õli. Et ma peangi vaatama, kuidas siin on kuskilt praegu, see on tekkinud tilka maha või ei ole. Praegu isegi ei ole, nüüd ta on siin seisnud paar päeva. Et ta oli päris õline, kui ta tuli, aga ma puhastasin ära ja siis tekkis jälle mingi väike tilgake alla. Ja nüüd ma ei teadnudki, võib-olla oli see mul brake cleaneriga koos kuskil õli selle kaane taga, sest siin on nagu tundub vahe sees olevat, et ta ei ole otse mootoriga ühendatud. Et võib-olla see koht siin on juba, starter on siin täiesti vaba tagant ja ma täpselt ei saa aru, mis siin toimub. Et ma kahtlustan, et võib-olla ei ole siin, sest kui ma keti hammakat tahan vahetada, ma ei usu, et ma pean õli kogu aeg välja laskma. Et mingi aeg võib-olla võtab selle maha siit. Juan küll ütles, vana ratas, see lekibki natuke. Võib-olla mingi ülilambi asi seal, et võiks nagu ära teha. Üle vaadata ikka, et muidu on imelik ära saata, et lekib õli. Ja ma ei ole teda tööle ka pannud, et võib-olla kui töötab, siis hakkab lekkima. Vot, siin on praegu proovisime uut süütepooli, sädet ei ole endiselt, siis oli siia, see on plastik, massid olid siia ühendatud. Anname pool punkti sellest, et siin on metallkronsa, et see annab pool elektrit ja siis läheb plastikusse. Et ma tegin siukse testiks otse massile, akule ja proovisin ka kere külge siia kuskil alla, et oleks otse keres ka, aga massi ei saanud. Ja siis võtsimegi praegu staatori maha, et sealt ei tule mitte midagi peale. Vot, et siin on praegu siis Juanil pidi olema kuskil üks. Saab sinna uut proovida, aga jah, Juan ka enam väga siin ei käi, et eks ma otsin ise kuskilt ülesse, kuskil peab olema. Läks meelest ära ka reedel küsida talt. Siis see tuli siia, toodi, tagapidur, täiesti tühi. Siis kuskil on esihammakas kadunud, ketti pole ribadeks löönud, aga hammakas on puudu, nii et peab sellega tegelema. Tellima hammaka sinna, ma ei tea, miks ta ära kadunud on. Eks seda vaatab. Ja piduriklotsid ei läinud sellele ühel teisele rattale, ühel teisele Riehule, MRT-le. Kuigi maratoni MRT võib-olla on samad, võib-olla ei ole, ma ei tea. Siis sellele jõudsid jupid, sellel on lihtsalt variaator. Variaatoris on ainult rihm ja rullikut teha. Rohkem midagi, Suifer, mingi hiinakas, kuskilt teisest kohast tellisime. Kes hiinaka hüppe müüb, selle jupid pole endiselt jõudnud. Ja rohkem jälle, üks kaskas toodi, kaskas, sellel on mingi teemasädet vist ei olnud või ma mäletan enam. Et sellega on vaja tegeleda, vaadata, teha pakkumine. Sellel on säde, mingi suuruses kütus tuleb ka peale, aga tööle ei lähe, see on siin varasemalt Juani oma siis. Puhastin karpa ära ikka nagu lubab, aga ei lähe. Ja nüüd on siis kompressioon vaja mõõta ja vaadata edasi, mis sellest saab. Siin on meil Hyosung või Algile. Hyosung vist oli. Hyosung. Sellel, ma ei tea, sai tellitud uus staator koos kaane või tihendiga. Sellel pole laadimist. Sai proovitud mitte uut, vaid Juani mingit aretist, mis tal on tehtud töötavast pingeregulaatorist,
oli tehtud tal siis see test, millega testida, laadimist ei tekkinud ja pöördeid see ratas ei näita. Aga manuaali järgi 5000 pöörde peal peab olema 70 pluss volti tulema siis peale staatorist. Aga kuna on pöördeid ei näe, aga see tundub, et pöörded on mega lõpus. Ja siis meil läheb alles natuke üle 70 voldi. Et hetkel on see, et tundub, et staator on õhtal. Siin on päris palju neid, mis on laadimisprobleemidega, siuksed hiinakad ja asjad, et millel staatorid siis vahetada, mida Eestis siukseid tööd väga teha ei saa. Et siin on huvitavaid asju. Sellel Montesal sellel on siis vanad nendega staatori siis kontaktidega plaks. Seal võtsime lahti selle, seal oli pool kuu otsas ja siis istus see magneto, see magnet, see siis magneto, ei tea, igatahes vahet ei ole. See istus natuke all ja sädet ei tekkinud, panime uue pool kuu, siis sai õigesse asendis selle magneti ja siis sai sädeme. Aga väntvõll käib tšuku. Nii et põhimõtteliselt mootoriremont, kõik uued laagrid, asjad sisse, tihendid, kõik. Klient andis nõusoleku. Aga Federica helistas, küsis. Tahame igast juppe tihendeid ja laagreid asju. Peaaegu kõik asjad saab, mingit asja ei saa. Et otsiti midagi välja. See oli see koht, kus juppe ei saa õigel ajal kätte, aga vähemalt nad otsivad ja tegelevad. Selles mõttes on hea. Et jah, loodame, et saab. Tahaks seda teha. Mootorremont on äge. Et siin seal ühe Peugeot rolleril vist sai tehtud, kui see oli Peugeot. Täiesti juppideks võetud ja keti vahetus tehtud. Meil käib ikka väntvõll ja kõik tuleb välja. Kett on keset mootorit. Kerge on teha. Ja äge. Uus töö. Sai klappe tehtud, seal 2 uut klappi pandud ja tihendid, klapisääri tihendid. Ja sellega on hea. Siis siin S21 kit. Terve see tuleb komplekt koos. Hiina aku. Ei tea, kui hästi ja kaua kestab, vahet pole. Mingi 20 eurot maksis. Et mingeid vahetan selle ära. Sellest ma ei räägi ega ei näita. Seda teen võib-olla üksinda üldsegi, sest et ma panen video laadima ja siis vaatame. Aga me võiks käia korra müügisaalis ka, kui ma leian oma võtmed. Sest et meile toodi juurde rattaid. Nii, võtmed on. Seda peab alati vaatama. Siit peab selle maha võtma, sest me tegime natuke vähem tööd üks päev. Reedel meil oli istumine eile. Kutsusime külalised. Nii, siia tuli üks uus Letbi rollu 125. Päris äge näeb välja, siuke palju madalam ja siuke korralik linnakas. Teised on hästi, see on juba ikka megalt suurem pildi pealt, võib-olla nii hästi aru ei saa. Aga jah, see on siuke pisike ja nagu äge näeb välja. Ja teine toodi siis siukene Sontese oma, mis on siis siuke ka kruiiser siis või? Linna kruiiser, ma ei oska nende kohta öelda. Aga jah, siuke äge. Et saab seda siis rohelist, musta, halli ja mis üks värv oli, sinist värvi vist saab, on seda saadaval. Ja siis jah, viidi see Letbi teine, siit see kollane ära ja mis siit läks ka midagi ära. Siit läks nüüd vana versioon Sontese 368G, mis iganes, et nüüd tuleb uus 368G mai 26. Nii, siin on teine Varadero siis. Ma loodan, ma ennem ikka rääksin Varaderodest, mitte midagi muud. Aga siin on jah, sumps on juba täiesti juppideks võetud, igalt poolt, teiselt poolt on pütt ka ära võetud, et siin päris rõve oli lammutada, sest et see eest ära siis kuidagi sealt alt plastiku alt polt lahti ja ei olnud väga mõnus. Siin mingi garantiitöö, mingi kindlustustöö, mida kunagi Juan tegi. Siin peab põrandad pühkima, vaatan. Ja siin on nüüd siis kütuse tasemeandur, paneb hull vigast. See on mingi Juani vana töö, mis tuli tagasi, mille on silindrid ja kõik uued asjad pandud ja ikka ei tööta. Eks vaata, mis sellest saab. Ja rohkem ei ole midagi. Federica on kõvasti siin
puhastanud, kolinud, need on siis kõik prügi siin, et siia ruumi juurde teha, noh, niimoodi ei ole nähagi, aga noh, siit on kõik tühjaks läinud ja jah, ei no mõnus. Peaks oma ühe asja siit tegelikult ära jooma. Ja kaua see kestab, see on suht otsas. Piña Coco, päris hea asi on siin. Jah, Federica on ka kõvasti tööd teinud, vaeva näinud, siin tõmbleb ja teeb, et mõnus, selles mõttes asi käib ja töötab. Aga ma ei oskagi rohkem midagi rääkida, selles mõttes on jube palju tegemist ja tööd, et ainult tuleb juurde, järgmine nädal jälle täiesti räme, esmaspäevaks midagi lubatud tuuakse, teisipäev, kolmapäev vist on veel mingid töid tulemas, et täna tahakski saada mingid asjad tehtud, mida saab tehtud selle punase selle mis iganes Hiina rollu, kus on ainult siis rihm ja rollikud ja siis äkki Hyosung lõpuks saab kokku, saaks selle minema ja Mahat saab teha äkki, vaatame kui palju täna jõuab, kell on juba suht palju. Ma lähen nüüd arvuti ju teist tuppa igatahes. See läheb laadima, mul ei ole juhet kaasas, nii et ma loodan, et siin internetiga laeb ta kiirelt üles ja siis ma tõmban selle alla ja siis homseks video olemas. Noh, siis ma panen eksportima. Aga, davai! Eks vaata, mis järgmine nädal toimub, mis on uued uudised ja kuidas meil siin elu läheb. Davai! Tšau siis!